Tere, Janek! Tere! August on kätte jõudnud ja vahepeal on loodetavasti kõik inimesed saanud kenasti puhata, nii linnaelanikud eelkõige. Mis siin linnas ka muidu toimunud on, et oled nii sina kirjutanud vahepeal lehte ja mina arvamust avaldanud, aga kindlasti on veel erinevaid situatsioone, et hästi oluline on, et linnainimesed teaksid, mis linnas toimub. Mitmed linnaelanikud on avaldanud arvamust, et nad ei ole kursis linnas toimuvaga ja üks põhjuseid, miks me sinuga selliseid kohtumisi teeme, ongi rääkida olulistest asjadest. Jah, ja nii nagu ka linnapea on oma arvamust avaldanud suve jooksul pressivahendusel ja soovitanud ja andnud meile soovinud jõudu siis opositsioonile raskes linnavalitsuse järelevalve töös. Et eks me siis seda oleme ka teinud, et võib-olla teeks hästi lühidalt siis mingi kokkuvõtte sellest, et mis siis suvel sellel ajal, kui inimesed juunikuus kõik valmistasid ette lõpuõhtuteks ja kooli lõpetamisteks ja siis tuli juuli ja kõik tahtsid puhata, päikest võtta ja kedagi eriti ei huvitagi väga, et mis nagu toimub. Et siis teeks ühe sellise lühikese kokkuvõtte kohe algusest peale. Juunis siis teatavasti sa tead, et meil Kirju-Mirju lasteaia direktor läks ära omal ajal ja määrati siis direktori kohusetäitjaks Aljonuška lasteaia direktor. Tehti seda käskirjaga. Ma just tahtsin paluda, et sa täpsustad, et kuidas see määramine käib. Jah, et see oli määratud käskirjaga, siis oli määratud ta siis Kirju-Mirju lasteaia direktori kohusetäitjaks teatud ajaks. Ja pärast seda, kui see vajadus justkui nagu ära langes, siis loomulikult ka käskiri tühistati. Ma korraks täpsustan, et miks see vajadus ära langes? Ma ei tea, seda ma ei oska öelda, miks ära langes, sellepärast, et ikkagi ju määrati sinna uus kohusetäitja, direktori konkurssi ei olnud veel selleks ajaks välja kuulutatud. Aga naljakas kogu selle asja juures on see, et linnavalitsus eesotsas minu arust ikkagi linnapeaga, ei saa öelda, et ta teadlik ei ole sellest, on väga kummaliselt käitunud. Ja kummaliselt on nad käitunud sellepärast, et üks personalikäskiri numeratsiooni järgi on dokumendiregistris olematu. Kas nii võib juhtuda? Dokumendiregistris, ametlikus? Nii on juhtunud. Ma ei tea, kas nii võib juhtuda. Ma eeldan, et tegelikult see õige ei ole. Ja personalispetsialist selgitas seda mingi tehnilise rikkega, midagi seal oli valesti või ei saanud itimees aru, mis iganes see põhjendus oli. See põhjendus adekvaatne ei olnud. Sellepärast, et tegelikult see käskiri on olemas. Käskirja number on 123 ja dokumendiregistris seda ei leia. Ja selle aga sinul on olemas see käskiri? Jaa, mul on ta siin laua peal. Ma korraks täpsustan, et kõik sellised asjad, mis korra on kuskile süsteemi, IT-süsteemidesse pandud, et ka inimestele teadmiseks, et need kõik on leitavad. Ja. Nii et ma saan aru, et selline dokument siiski eksisteerib. Eksisteerib. Ja numbri all 123 ja siin siis see käskiri on see Evgenia Tortsova direktori asendajaks määramine. Ja Kohtla-Järve linnavalitsuse 11. aprill 2017 määruse number 12, Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju põhimäärus, paragrahv 19, lõike 9.4 alusel. Linnapea asendaja otsustab. Sellel ajal oli linnapea puhkusel, kui see käskiri on välja antud. Ja asendajaks oli siis sotsiaalvaldkonna abilinnapea Evelin Danilov, kes siis selle otsuse on teinud. Määrata Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju direktori asendajaks õppejuht Evgenia Tortsova. See edasine ei ole siin oluline. Oluline on selle asja juures see, et vastav käskiri saadeti ka sellesama meie dokumendi haldussüsteemi kaudu siis Evgeniale, aga mis tänaseks on see, et Evgenia ei ole direktori kohusetäitja, kummalisel kombel on Kirju-Mirju lasteaia direktori kohusetäitjaks hoopis keegi teine inimene, kes on meie linnapea parteikaaslane, väga lähedane sõber
ja selle kohta... Võib-olla on selle kohta ka mingi korraldus tehtud? Ei, selle kohta käskkirja kui sellist ei ole, aga siin ongi nagu oluline see, et kõik need määramised ja siis käskkirjade tühistamised, need on kõik on ikkagi, nad käivadki käskkirjaga, aga seda prouat käskkirjaga direktori kohusetäitjaks määratud ei ole. Kontrollisin veel täna dokumendiregistri üle, et olla täiesti veendunud siis, et kuidas selle asjaga on, et äkki on see käskkiri tühistatud. Seda käskkirja ei ole ka siiamaani tühistatud. Et järgmine käskkiri, mis on numbri all 124, ongi see, et Helen Tammets ei ole enam kohusetäitja. Aga seda käskkirja, mis puudutab Jevgeniat, et seda tühistatud ei ole, nii et tegelikult... Ja see dokument on endiselt kadunud? Jaa, dokumendiregistrist seda siiamaani, tähendab, ei ole jätkuvalt. Et vot see on see läbipaistev ja lubatud aus juhtimine meil siis, et täiesti arusaamatu situatsioon minu jaoks. See on tõesti uskumatu, et kuidas dokumentidega nii saab ümber käia. Et kahjuks Kohtla-Järve ainsan või Kirju-Mirju lasteaia ümber üldse käivad kummalised asjad praegu, et me teame kõik, et praegu on direktori konkurss käimas. Ma väga loodan, et sinna valitakse väärikas inimene ja ausa konkursi tulemusena. Ma saan aru, et lähiajal toimuvad vestlused, aga seoses Kirju-Mirjuga mul tuli meelde veel üks asi, mis mul väga südamel on ja mida mulle tegelikult Kirju-Mirju inimesed mulle kui rahvasaadikule on mitu korda maininud ja meelde tuletanud, et ma olin ise juures, kui üks teatav amet, kus linnapea isiklikult lubas, et üks teatav ametnik, kes väga palju pahameelt tekitas ja kirgi küttis Kohtla-Järve Kirju-Mirju lasteaias ja linnapea isiklikult lubas, et see inimene ei tegele Kirju-Mirju lasteaiaga. Ta endiselt tegutseb ja endiselt tekitab seal probleeme inimestes. Nii et mul on väga kurb tõdeda, et see, mis sai lubatud nii saadikute juuresolekul, kui otseselt olid Kirju-Mirju lasteaia töötajad seal, see lihtsalt ei päde. Et kurb on sellist asja nagu kuulata. Jah, me üha tihedamini saab tõdeda seda, et see, mida linnapea lubab, et see nagu väga paika ei pea. Väga kurb, aga on veel mingeid, mida me tahaks jagada, mingeid sündmuseid, mida tahaks linna elanikega jagada? Tahan jagada nimelt seda, et see küttis kirgi siin meie linna noorte hulgas. Väga paljud noored pöördusid ka meie noortevolikogu poole selle küsimusega, et milles küsimus on. Ja nimelt puudutab see siis koolilõpetajad, kes lõpetasid koolimedaliga. Et meil on olemas siis vastavasisuline määrus, mis siis reguleerib seda toetuse andmist. Ma ei tea, mis põhjusel linnavalitsuse moodustatud komisjon, see ei ole mitte, ma ei räägi volikogu haridus- ja kultuurikomisjonist, see on linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon, otsustas mingil põhjusel sellest määrusest kehtestatust mööda vaadata ja lisada siis nende toetuse saajate hulka need Kohtla-Järve lapsed, kes koolis käivad tegelikult teises omavalitsuses. Ma korraks täpsustan, et oleks arusaadav. Praegu oli see nii-öelda toetus või tunnustus ette nähtud nendele lastele, kes lõpetavad Kohtla-Järve kooli kuldmedaliga. Jah. Okei, nii. Ja mingil põhjusel siis otsustati, et ikkagi meie lapsed, mis siis, kui nad käivad teises koolis, kuigi määrus seda ette ei näe, eks ole, siis otsustati, et nemad saavad ka seda toetust. Ja siis, kui olid need ära otsustatud kõik ja need toetuse saajad selgunud, siis mingil põhjusel kõigepealt ei suudetud kuu aja jooksul isegi meie enda lastele seda toetust välja maksta. Noored olid väga pahurad selle peale ja siis selgus, et ikkagi, kuna see määrus ei võimalda toetust maksta ikkagi nendele lastele, kes siis mujal omavalitsuses koolis käivad. Et tekitati selline äärmiselt tobe segadus, et ühelt poolt ei täidetud siis volikogu poolt vastu võetud määrust teadlikult,
see on ka häiriv, sellepärast et kummaline, et volikogu esimeest ei huvita siis üldse see, et täidesaatev võim nagu seadusandliku võimu poolt kehtestatud määrusi ja otsuseid ei täida. Ja teisalt siis paneb nüüd õpilased sellisesse seisu, et raha ei ole nad siiamaani saanud. Meie lapsed said 6 aega hiljem, need lapsed siiamaani ei ole saanud. Ma korraks küsin, aga info levis, et need teised noored ka juba teadsid, et neil on nagu lootust saada seda raha? Ja nad said seda teada tänu sellele, et minu poole pöördus noortevolikogu esimees ja uuris seda asja ja ma siis täpsustasin, et milles see põhjus on ja põhjus oligi siis see, et määrus ei võimalda neile maksta. No samas määrus ei võimalda neid nii-öelda siis nominentideks ka, eks ole, nimetada, et milleks seda üldse tehti. Ja nüüd siis tulebki meil 29. augustil ju see määruse muutmine. Kas ma saan aru, et linnavalitsus ei tundnud siis seadust, ei käitunud vastavalt sellele, ma arvan, et nad teadsid, mis seal määruses kirjas on, aga lihtsalt nad niimoodi otsustasid, et oleks õiglane. Ja nüüd need lapsed saavad siis, kui nüüd 29. kuupäeval see määruse muudatus vastu võetakse, siis need lapsed, kellel see raha siiamaani saamata on, saavad siis selle loodetavasti septembrikuu jooksul kätte. Ehk siis lapsed, kes olid arvestanud sellega, et nad saavad mingi raha suveks või ükskõik, eks ole, et nad olid nagu neil oli õigustatud ootus, on siiamaani oma rahast ilma, et ka sellised asjad on. See on muidugi kummaline, et minu jaoks on see ka uudis, mida sa praegu räägid, et viimases hariduskomisjonis oli see teema küll arutlusel ja mina küsisin hariduse abilinnapeast, pea käest, et kas mulle jäi mulje, et nad isegi ei tea, kui palju neid lapsi on ja ma tahtsin teada, kuidas üldse jõutakse, et kuidas garanteerida, et kõik need lapsed, kes elavad Kohtla-Järvel, aga õpivad väljapool Kohtla-Järvet, et nad kõik ka saaksid, et kuidagi see vastus jäi selliseks ebamääraseks, lubati mingitest süsteemidest vaadata, aga kuidagi oli selline väga kõhklev vastus, et ma eeldasin, et kui selline otsus, mis tegelikult ei olnud seaduslik, ka ära tehti, et siis oleks võinud ikkagi juba praeguseks teada, palju neid noori on, kui palju seda raha üldse eelarvesse on arvestatud. Et kuidagi tundub see väga selline segane olukord, läbimõtlemata olukord. No jah, see on veel üks näide sellest, kuidas kõik üle jala tehakse. Et ei arvestata laias laastus mitte millegiga. Ja siis, mis meil suvel veel toimus, meil siis meie linna munitsipaalettevõtte juhatuse esimees siis kutsuti juhatuse esimehe koha pealt tagasi. No sellest kõik linnaelanikud võisid lehest lugeda. Ja sellest sai lehes lugeda ja Põhjarannik ka kirjutas sellest, et tegemist on poliitilistel kaalutlustel ja sellele asus kohe ju väga agaralt, nii kui ma ei eksi, siis volikogu esimees Odinets võttis selles osas sõna ja viibutas näppu ja ähvardas seal prokuratuuriga ja ega siis nad tegidki prokuratuuriga avalduse, et kuidagi siis õigustada seda, et tegelikult ei ole poliitilise otsusega, vaid et tegemist on ikkagi siis nii-öelda selle revidendi poolt läbi viidud siis kontrolli tulemuste põhjal, et seal on kohe nii palju, nägid nemad seal hirmsasti midagi kriminaalselt. Samas ei ole kellelegi saladus, et revident, kes otsa allub linna peale, kui talle antakse mingi korraldus mingi kontrolli läbiviimiseks, siis antakse talle ka kindlasti suunis, mida kontrollida ja miks kontrollida, et ilmselgelt oli see puhas tellimustöö ja selleks, et siis Deniss Veršininist selle koha pealt lahti saada. Ma juhin tähelepanu, et vähemalt minu teadmised põhinevad küll ajalehe artiklile, aga see on ka üldteada, et kui leitakse puudusi, siis antakse juhile tavaliselt aega nende puuduste likvideerimiseks ja nii nagu mina aru sain, siis tegelikult mitmed puudused on nii-öelda varasematest pikaajalisest ajast. See muidugi ei õigusta neid puuduseid mitte kuidagi, aga tegelikult on normaalne see, et antakse juhile aega need puudused likvideerida, mingi konkreetne tähtaeg ja siis vaadatakse edasi, mis saab. Aga siin mindi kohe nii-öelda siis ameti kallale. No just ja see ongi nagu puhtalt hea tava, seda enam, et seda on aastaid ja aastaid meie linnas ju praktiseeritud, et kui revident on käinud ükskõik millises hallatavas asutuses kontrolli teostamas, leidnud puudused, siis antaksegi võimalus ja tähtaeg nende puuduste kõrvaldamiseks, et ma ei tea ühtki hallatava asutuse juhti, ei kultuurimaja, olgu see koolimaja,
mitte kedagi ei ole ju lahti lastud nendest juhtidest, kuigi puudusi on olnud, eks ehk ole. siis see on jälle kuidagi väga erakordne. Jah, ja siis ongi, et ja siis linnavõim tegigi prokuratuuri ju avalduse selle kohta ja eks selle avalduse esitamise üks põhjusi oligi see, et kuidagi siis õigustada seda oma väidet, et tegemist ei ole mitte mingil poliitilistel kaalutlustel tehtud sellise otsusega. Ja prokuratuurist tuli siis vastus, et mitte mingit põhjust kriminaalmenetluse algatamiseks ei ole, ehk siis see meie teadmine ja isegi mitte oletus, vaid kindel teadmine, et see juht vabastati sealt puhtalt poliitilistel kaalutlustel, on ka nüüd tänu sellele prokuratuuri vastusele ka selgus saanud. Ja kahjuks peab ütlema, et jätkub ka tüüpiline traditsioon, et siis sellele ametikohale pannakse nii-öelda mitte ametikohale kas või kohusetäitjat ei valita mitte professionaalsete erialaste oskuste järgi, vaid mingite muude parameetrite järgi. Noh jah, eks seal praegu olegi selline inimene ja suure tõenäosusega nüüd on ka juhi kohal oli konkurss välja kuulutatud, 18. august sai see konkurss läbi ja millegipärast minu sisetunne ütleb, et see, kes sinna kohusetäitjaks algselt määrati, see sinna ka jääb. Täpselt nii nagu ka Kirju Mirjuga, et ma olen enam kui kindel, et kuna Sõelale Kirju Mirjus jäi 3 kandidaati, nende hulgas siis praegune kohusetäitja, miks ta kohusetäitja on, ma siiamaani aru ei saa, aga me kindlasti uurime seda linnapea käest, et kuidas ja miks on siis üks inimene kohusetäitja, kuigi vastavalt käskkirjale peaks teine neid kohustusi täitma. No meil on hea, et linnapea ise kiidab selle heaks, et me tegeleme selle uurimistegevusega ja lihtsalt ka linnaelanikele, et teadmiseks, et eks opositsiooni üks ülesandeid ongi jälgida ja vaadata, mis toimub, sest et me esindame tegelikult, kuigi meil on võib-olla mingi teatud osa valijaid, aga me esindame ikkagi kõikide linnaelanike huve ja me peamegi vaatama, et linnaelanike raha kasutataks õigetel eesmärkidel ja tegelikult, et nii nagu ka täna tuli välja, et asutuste juhid, vähemalt meie eesmärk oleks see, et oleksid professionaalid seal eesotsas, aga noh, meie saame ainult neid teemasid tõstatada, neid teemasid kritiseerida, aga lõppkokkuvõttes teevad ikkagi otsuse, teeb linnavalitsus. No jah, sellest personalipoliitikast, sellest me räägime sinuga järgmine kord, et see on ka omaette teema, et tänane tunnetus ütleb küll, et kogu see personalipoliitika on nagu väga läbi kukkunud, aga sellest teine kord, et täna oli siis selline väike lühikokkuvõte mõningatest asjadest, mis on toimunud, aga kindlasti hakkab veel väga palju toimuma. Aga aitäh, Jaanek, ja ma arvan, et ka linnaelanikud on tänulikud, et nad kuulevad, mis tegelikult linnavalitsuses toimub, sest kahjuks eemalt sa ei pruugi väga nende asjadega kursis olla, et kui mina ei olnud kuidagi volikoguga varasemalt seotud, ausalt öeldes paljusid asju ei teadnud, nii et ma arvan, et me teeme väga tänuväärset asja, et me räägime sellest ja aitäh sulle. Aga palun.